Tervest tänast päeva korraldab EAS ja EAS korraldab või õigemini kutsub siis ettevõtjaid liftiga tulevikku sõitma. Ja EAS-iga järgmiseks räägimegi. Tiina Kalju, palju liftis inimesi juba on? No meie andmetel on inimesi liftis praegu nii umbes 300 ringis. Vahest natukene rohkem, vahest natukene vähem. Aga umbes stabiilselt 300. EAS-i ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus on see, millest me räägime. Kui palju täna sellest just siin stendi juures juttu on olnud? Kui palju inimesed on juurde astunud ja uurinud? No eks neid huvilisi ikkagi on, sest meie laua juures me tegelikult kellelegi otseselt toetust, rahalist toetust ei jaga. Rahapakk ei ole laua all? Ei ole rahapakk ei laua all ega laua peal, aga me ise arvame, et tegelikult selline korralik teadmine on teinekord oluliselt kallim kui raha, mis hetkeks tuleb ja jälle läheb. Et mida meie eelkõige pakume, on uued teadmised, uued oskused, võimalused oma ettevõtte arendamiseks, sest ka erinevad uuringud näitavad, et tegelikult sageli see raha ei ole ettevõtja jaoks kõige suurem takistus, vaid pigem jääb puudu teadmistest, võib-olla sellisest julgusest, ambitsioonist, oskusest näha uusi võimalusi, et see kõik on see, millega meie omalt poolt tahame kaasa aidata ja ettevõtjad suunata. Millistest oskustest ja teadmistest me räägime? No näiteks võib rääkida sellisest asjast nagu tootearendus, mis on täna ka ühe saali peateema olnud, siis meil on uuest aastast alustamas selline programm nagu tootearenduse meistriklass ja millega me loodame siis selliseid tublisid Eesti tootjaid suunata natukene rohkem IT-lahenduste kasutamisele, et siis see tootja koostöös IT-lahenduse pakkujaga suudaksid väärtustada olemasolevat toodet või siis ka just mingit uut toodet nii palju, et oleks võimalik liikuda väärtusahelas kõrgemale, müüa oma toodet kallima hinnaga, kuna ta on siis nii-öelda nutikam, kavalam, targem, parem toode. Aga üldiselt, kui rääkida Eesti ettevõtjatest, siis kas nad on nii-öelda teadlikud ja targad ja oskajad? No ma ei saa midagi halba ju ühegi ettevõtja kohta täna siin saalis ometi öelda, nii et loomulikult nad on väga nutikad, väga targad ja nad on väga hakkajad, aga siiski alati on võimalik veel samm edasi liikuda ja nagu täna ka päeva esimeses pooles väga palju välja toodi, et eestlased on tõesti väga töökad, meie ettevõtjad on väga usinad, nad toodavad väga usinalt, nad on tõesti väga korralikud tegijad ja tooted on kvaliteetsed, aga meie nõrk koht on kindlasti just nimelt see turundamine, bränding, selle asja kõik nii-öelda ära paketeerimine ja lõppkliendile välja viimine. Et võt selle poole pealt kindlasti on natukene veel vaja edasi areneda. Tiina Kalju, suur aitäh ja jõudu edu selle päeva finaaliks! Aitäh!